päriselt teada, kes sa oled, mis su missioon on, mis su tugevused on, siis ainus viis seda teada saada põhimõtteliselt on teha endale personaalne sünnikaart astroloogi juures. Kui mina seda tegin, siis ma olin ka natuke skeptiline, mõtlesin, et no mis see horoskoop ja ma ei tea, võtad oma tähemärgi internetist välja ja siis see ongi nagu pihtas põhjas peaaegu ja ongi kõik. Aga personaalne sünnikaart on hoopis midagi muud. See on nagu nii detailselt. Ma olin ausalt öeldes pahviks löödud. Esiteks ta ei teadnud mind, ta ei teadnud, kes ma olen, ta ei teadnud minust mitte midagi. Siis kuidas on võimalik, et ta päriselt ka nagu lihtsalt räägib neid asju, mis minu elus nagu on, lihtsalt nii detailselt nagu alustades lapsepõlvest peale. Et just kui sellel sünnihetkel, kui sina sündisid, siis on nagu, kui sa vaatad taevasse ülesse, siis on nagu taevakehadest joonistunud nagu mingisugune kujundid, et siis selle järgi saab tegelikult välja lugeda, mis on sinu eluteel, sinu plussid, miinused, sinu tugevused ja mis on tegelikult see, millega sa peaksid tegelema ja ta toob nagu nii hästi välja ta laiendab mingid anded ja asjad ei ole antud meile niisama kaasa. Lihtsalt sellepärast, et me neid raiskaksime või neid maha teeksime või neid väiksemaks teeksime või neid üldse ei kasutaks. Siis see on täielikult enda eluteest justkui kõrvale minemine. Ehk siis me sünnime siia teatud mingisuguse nagu pagasiga, annetega ja need tuleb lihtsalt kasutusele võtta, sest et muidu ei ole sellel mõtet. Ja kui ma enne oligi see, et ma ei saanud nagu täpselt aru, mis ma olen, kes ma olen, miks ma olen ja mis värk siis täpselt minuga on, siis peale personaalse sünnikaardi tegemist mul oli nagu täielikult pilt selge. Ma olin, et ma teadsin seda, mul oli tunne, mul oli sisetunne ütles juba seda. Nagu selline äratundmine oli. Ma olin nagu nii tänulik, sest peale selle sünnikaardi tegemist mul on nagu siht on niimoodi selge, ma ei laperda enam, sest et ma ei pane oma ressurssi mingitele suvalistele asjadele, sest ma tean, et need ei ole nagu kooskõlas minu isikuga. Et ma ei lähe sinna, ma ei hakka sellega tegelema ja sest see ei ole nagu, see ei olegi nagu minu jaoks, et mul on nagu reaalne siht, et kes ma siis olen ja see on nii äge teada, kes sa siis täpselt oled. Aga kelleks sa saada tahad, seda sa võid ise otsustada. Aga kui sul on see baas olemas, see baas teadmine, et mida sa sisaldad, siis selle najal teha järgmisi samme on palju lihtsam. Kunagi ei ole hilja tegelikult avastada oma peidetud anded ja hakata siis neid avaldama endas ja selles suunas nagu midagi ette võtma ja paljud inimesed ei teagi, et neil on mingid anded või mingid peidetud varandus enda sees. Täiega on huvitav iseendast rohkem teada saada, sest et nii paljud inimesed lihtsalt laperdavad siin ja seal niimoodi sihitult ja täiega on näha, et nad ei tea, mida nad teevad, nad ei tea, kes nad on ja nad ei tea, miks nad midagi teevad, nad lihtsalt laperdavad, elu läheb nagu täiega lihtsamaks, nagu nii äge, lihtsalt korra elus teed omale sünnikaardi ja nagu voila, elu on nagu lill.